Ma arvan, et Eesti au on väga suur, sellepärast et Eestis tegelikult see maailmakoristuspäev on alguse saanud ja ega see koristus ei ole ju mingi viimase aja selline mood või küsimus. Talguid on alati tehtud, aga jah, Eestis on tõesti selles mõttes see maailmakoristuspäeva kontor, juhtimiskeskus, pressikeskus, et see on kõik oluline ja ma arvan, see näitab seda, et me tõesti mitte ainult ei räägi, vaid palju teeme ka selle heaks, et Eesti ja ka kogu maailm saaks tänase päeva jooksul puhtamaks, aga ma loodan, et see tekitab ka heas mõttes sellist harjumust, et me ei viska suitsukonisid maha need, kes suitsetavad, vaid paneme selle ette nähtud kohta, prügikasti. Maailmakoristuspäev on suurem rahvusvaheline üritus, mis oli algatatud Eestis ja võib öelda, et sellest on saanud üks meie kaubamärk ja täna rahvusvahelise koristuspäeva peastaap asub linnavalitsuses, sest iga omavalitsus, sealhulgas ka Tallinna linn, on kindlasti tähtsaks partneriks sellele algatusele, sest puhas linn, puhas linnaosa, puhas tänav, see on ka meie prioriteet. Ja kõige tähtsam sõnum meile kõigile täna on ikkagi see, et meie linn, aga ka roheline tulevik sõltub iga inimese panusest ja valikutest. Ja see muidugi läheb kokku ka rohelise pealinna kontseptsiooniga. Et sõltumas sellest, kas me saavutame rohelise pealinna titli või mitte, meie prioriteedid jäävad samadeks. Me soovime, et meie linn oleks roheline ja peame ise kõik selleks tegema. Oleme täna Koplis mere ääres ja meil on väga kirju seltskond, meil on hästi palju vabatahtlikke ja võiks öelda, et suur osa diplomaatilisest korpusest, kes asuvad Tallinnas, on täna siin. Saksa saatkonna eestvedamisel on Prantsuse saatkond, Ungari saatkond, Kreeka saatkond ka ühinenud meiega ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsus, see töötajad on tulnud ja muidugi palju vabatahtlikke. Siin rannaalal võib-olla isegi suitsukonisid me nii palju ei leia, aga me leiame hästi palju klaasi, taarat, igasugust prügi. Ja see osa rannast on tegelikult väga perspektiivne ja ma loodan, et tehes nüüd ükskord puhtaks, jääbki ta palju puhtamaks. Siin toimub maailmakoristuse rahvusvaheline kõne- ja meediakeskus, kus me helistame kõikidele 180 osalevale riigile ja küsime, kuidas neil läheb. Küsime, kui palju neil inimesi osa võtab, mis on vahvamad lood, mida võiks ka teistele rääkida. Me kogume need kokku ja siis omakorda jagame neid oma kommunikatsioonikanalites ja samuti siis teeme oma uudissaadet. Et me oleme iga 2 tunni tagant eetris ja näitame siis neid põnevamaid lugusid ka siis ülejäänud maailmale. Tänav on loomulikult väga palju teistmoodi, sellepärast, et tänu koroonale oleme pidanud ka meie olema hoopis loomingulisemad ja me oleme välja töötanud siis erinevad formaadid, kuidas maailma koristusest saab üldse osa võtta. Et lisaks grupi koristamistele on meil ka individuaalsed koristamised ja seda kasutatakse hästi palju. Ja näiteks üks võimalus on blogging, ehk siis jooksed ja korjad prügi samal ajal. Ja teine formaat on siis digitaalne koristamine, ehk siis need, kes on näiteks riskirühmas ja kellel ei ole soovitav välja minna, nemad saavad siis koristada oma telefone ja arvuteid digitaalsest prügist ja sellega siis keskkonda päästa. Mis kell te täna alustasite siin? Me täna alustasime juba varakult. Kell 4 hommikul alustas kõne- ja meediakeskus ja kell 5 me alustasime juba siis esimeste intervjuudega ja nüüd siis kell 8 hommikul läksime siis esimest korda eetrisse. Teate, ma pean teid kadedaks tegema, see on väga kihvt on helistada nendele riikidele ja kuulata neid emotsioone ja seda eufooriat, mis seal valitseb. Et hoolimata koroonast nad siiski teevad koristamisi ja see kõik ikkagi toimub. See, et maailmakoristus toimub, on ju tegelikult üks suur ime.
et ja mulle tundub, et inimesed vajavad praegu seda maailmakoristust selleks, et tunda, et nad ikkagi saavad midagi teha ja siis omakorda siis keskkonnale panustada, nii et palju-palju toredaid emotsioone on.